tere tulemast hommikupalgusele. Täna hommikupalgusel on mul abiks Alain. Hello, Alain. Tere, Pidu. Alain räägib eesti keelt natukene ja räägib inglise keelt ja prantsuse keelt. Francie. Ja flaami ja italiast. And you are from Belgiast. From Belgia. Ta on siis Belgiast. Pärit. How long you have been in Estonia? 46. 46. Ja. It's about 14 kuud. 14 kuud. It's more than 1 year. Ja. Natukene üle aasta on ta siis elanud Eestis ja tema on siis dominiiklaste vend. It's brother of Dominicans. Ja. And you are the only one in Estonia. Kahjuks, ja. Ainuke Eestis dominiiklasest vend. Ja siin on siin dominiiklaste ordu, neil on siin kabel, tema elab siin teisel korrusel, Müürivahe 33. Müürivahe tänav on mul endale ka väga tuttav, sellepärast ma kunagi 90-ndate teisel poolel siis oma perega, oma ema ja 2 noorema vennaga siis siin Müürivahe tänaval tegin tänavamuusikat ja siin oli väga palju turiste ja sellest meie pere siis tollel ajal ära elas siin Müürivahe tänaval. Aga igal hommikul esmaspäevast reedeni vend Alain teeb siin hommikupalvust ka, et siin on avatud uks tänavale, kus saab siis sisse tulla hommikul kell 8 esmaspäevast reedeni, laupäev, pühapäev, siis 8:30. Aga dominiiklastest saab ka rohkem teada, on selline lehekülg nagu dominiiklased.ee ja üks väga suur kirik maailmas on katoliku kirik ja dominiiklaste ordu siis kuulub katoliku kirikusse. Neid nimetatakse siis, ma olen ka jutlustajate vendadeks. Aga siit edasi ma mõtlesin, ma loen piiblist ühe koha, aga enne meelde on advendi aeg. Paneme ühe küünla põlema, küünal, mis annab sellisel pimedal ajal ka valgust. Need küünal ei kustunud, maja tuult läbi ei lase, paksud müürid ja seinad, nagu vanal ajal ehitati. Mul tuli meelde, et dominiiklased on Eestis alates 1200 aastast millalgi ja vahepeal ma saan, et dominiiklasi ei olnud, aga on siis tagasi tulnud. Ja mõtlesin lugeda piiblist sellise koha nagu Johannese kirjast. Johannese kirjas algab siis sellest, kuidas Johannes kirjutab. Ja ma vaatan, Johannese esimesest peatükist 9. salmist loen, mida siis Jeesuse kohta kirjutatakse, Jeesusest kui valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinud kirkust, täis armu ja tõde. Selline armas kirjakoht ja olgu meilgi julgust Jeesus Kristus oma ellu vastu võtta, see valgus, mis on saadetud siis maailma. Siit edasi laulame, või siis Alain laulab meile 2 laulu, ühe siis inglise keeles, teise prantsuse keeles. Ja, alustame prantsuse keeles, jah. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. Accomplis, Seigneur, ta promesse, n'abandonne pas ton troupeau. Manifeste-nous la tendresse, charge-toi de notre fardeau. Déjà le Seigneur s'avance,
viens vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, c'est ton roi qui vient vers toi. Réveille, Seigneur, la vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclamant ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, nous préparons ton retour. Prantsuse keel on ilus keel. Eestlasel on vaja tükk aega harjutamist, et suupäraseks saaks prantsuskeelsed sõnad. Et iga keel ei ole nii lihtne. Ja siis on teine laul inglise keeles, mida on võib-olla ka hea kaasa laulda, kaasa lugeda. Meil on võib-olla suupärasem. Can you please sing this second song? Oh, comfort my people and calm all their fear, and tell them the time of salvation draws near. Oh, tell them I come to remove all their shame, and they will forever give praise to my name. Proclaim to the cities of Judah my word, that gentle yet strong is the hand of the Lord. I rescue the captives, my people defend, and bring them to justice, and joy without end. All mountains and hills shall become as a plain, for vanish the mourning and hunger and pain, and never again shall these war against you. Behold, I come quickly to make all things new. Thank you for the songs. Ma jäin mõtlema, kas hommikupalvused toimuvad siin mis keeles? Prantsuse keeles või eesti keeles või inglise keeles. Kolmes keeles. Ja ennem jäin mu mõtted, et siin käivad kas 7 ilmikut on Eestis ka, kes kellega koos on käimine. Ja ma jäin mõtlema, et ma ennem uurisin dominiiklaste kohta üle maailma. 2500 dominiiklase venda, siis on ilmikuid 130 000 kuskil ja siis on nunnast ka terve hulk. Aga siit edasi ma lähen tänase sõnumi juurde, mis on siis tänaseks valmis pandud. Ja täna tahaksin siis rääkida ühest vanast ja kaunist loost dominiiklaste ordust. Ordust, keda on sajandeid kutsutud mustadeks vendadeks. Nende rõivad on must ja valge. Kuigi see näib esmapilgul lihtsalt riietusena, peidab see endas sügavat tõde, mis puudutab iga inimest, ükskõik, mis usku ta on või millisest taustast ta tuleb. Üks noor vend nägi esimest korda dominiiklaste rüüd ja küsis vanalt targalt mungalt. Miks on teie mantel must ja valge? Kas see tähendab, et maailm on jagatud heaks ja halvaks? Vana vend naeratas ja vastas, kui maailm oleks nii lihtne, poleks meil jutlustajaid vaja. Ja ta selgitas, valge pool meenutab selgust, ausust, valgust ja kõike head, mis meis juba olemas on. Must pool tuletab meelde varju, küsimusi, kõhklusi, segadust, seda osa meie teekonnast, mida me veel ei mõista. Noor vend küsis, aga miks kanda mõlemad korraga? Vana vend vastas, sest tarkus ei sünni puhtas valguses ega puhtas pimeduses. Tarkus sünnib seal, kus me julgeme astuda valguse ja varju piirile, kuulata, küsida, mõelda ja otsida. Ja ta lõpetas, me kõik kanname endas musta ja valge.
küsimus pole selles, kumb värv võidab. Küsimus on selles, kas me julgeme minna valguse poole ka siis, kui alustame varjust. See on lugu meist kõigist, sest ükski elu ei ole üleni hele ega üleni tume. Me oleme segu, iga päev on teekond valguse poole. Advendi aeg, pimeduses kasvava valguse aeg. Just selle mõttega sobib eriliselt kokku praegune kirikuaasta aeg, advendi aeg. Väljas läheb pimedamaks, päevad lühenevad, ööd muutuvad pikaks ja vaikseks. Advendi aeg on justkui must ja pime osas aastast, mis meenutab meile, et ka inimese süda, kui ta elab ilma Jumalata, võib muutuda külmaks ja raskeks. Aga selle pimeda keskele kõlab igal aastal üks ja sama lootuse sõnum. Jumal ei ole jätnud meid maailma pimedusse. Ta läkitas valguse Jeesuse ja Kristuse. Igal pühapäeval süütame ühe advendikülla enam ja iga leek ütleb, pimedus ei jää viimaseks sõnaks. Me ootame valguse tulekut, ootame Jeesust, nii tema sündimise mälestust kui ka tema tulevast tulekut kirkuses. Seetõttu sobib siia advendi hommikusse eriti hästi Johannese evangeeliumi algus. Üks kaunimaid sõnumeid sellest, et valgus tuli maailma. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse. Need sõnad on advendi keskpunkt. Jumala valgus tuli siia maailma. Aga Johannes ütleb midagi veel olulisemalt. Valguse tulekust ei piisa. Valgus tuleb vastu võtta. Jeesus ei murra ust maha. Ta ei sunni end kellelegi peale. Ta koputab ja ootab ja et keegi avaks. Jumala lapseks ei saada valguse olemasolu tõttu. Jumala lapseks saadakse valguse vastuvõtmise kaudu. Kui inimene võtab Jeesuse vastu, siis pimedus ei kao maailmas. Aga pimedus ei valitse enam südames. Südames süttib uus valgus Jumalast. Abielust must ja valge teekond. Kui käime pulmas, märkame midagi kõnekat. Mees kannab musta, naine valget. See pole pelgalt traditsioon, see jutustab midagi abielu olemusest. Must ülikond, küpsus, vastutuse kandmine, raskused, mis elus paratamatult tulevad. Valge kleit, lootus, helgus, rõõm ja ilusad mälestused. Aga abielu ilu ei seisne selles, et üks on pimeduse ja teine valguse pool. Ilu on selles, et nad seisavad kõrvuti must ja valge koos. Ja nad ütlevad üksteisele, ma armastan sind headel ja kurjadel päevadel. Tervises ja haiguses. Rõõmus ja kurbuses. Kuni surmani. Abielu ei ole ainult valged hetked. Abielu ei ole ka ainult mustad hetked. Abielu on otsus armastada mõlemas. Nii nagu dominiklase rüüs, nii ka suhtes valgus ja vari on koos ja koos kasvavad. Hea kuulaja, ka meie sees on musta ja valget. Ka meie elus on valgust ja varju, selgust ja segadust. Aga määrav pole see, kumb värv tundub täna tugevam. Määrav on see, kuhu poole me astume. Advendia sõnum on selge. Valgus on tulnud ja valgus ootab sind. Jeesus ei küsi, kui hele su elu on. Ta küsib ainult, kas sa lased mul tulla. Sest kui võtad vastu tema valguse, siis annab ta sulle meelevalla saada Jumala lapseks. Ja ükski pimendus ei saa võita süda, kuhu Jumal on ise tule särma pannud. Väike luuletus. Kui päevas on varju rohkem kui valget, ära karda. Vari näitab, et valgus on kuskil. Kui südames on rohkem küsimusi kui vastuseid, ära heitu. Tarkus sünnib otsimise häälest. Me kanname endas musta ja valget, nagu öö kannab endas koitu. Ja iga inimene, kes astub sammu valguse poole, teeb maailma pisut heledamaks. Valgus ei küsi, kus sa tuled. Valgus küsib ainult, kas sa julged tulla. Ja jääme väiksesse palvesse. Issand Jumal, aitäh, et sa läkitasid maailma tõelise valguse, Jeesuse Kristuse. Me tunnistame,
et meis on nii musta kui valget, rõõmu ja kurbust, tugevust ja nõrkust. Palun tule oma valgusega meie südamesse. Valgusta meie teed, too rahu meie rahutusse ja anna lootust meie pimedusse. Aita meil astuda samm sinu poole ja olda valguseks ka teistele. Ole meiega täna ja igal päeval Jeesu kallil nimel. Aamen. Aamen. Nüüd me laulame koos venda Lainiga laulu Oma rahu annan teile. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma või rahu anda, oma rahu jätan ma, oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma või rahu anda, oma rahu jätan ma. Ja nüüd saame ühiselt paluda Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega meie isa palve. Jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen.